tere! Alustan esimese Zoomiga tänasest 3 Zoomi seeriast, mis said mõtte teostuseks sellest, et neljapäeval, 18. juunil teeme Võrus heaolu infopäeva. Ja seal on samamoodi 3 loengut, aga kuna Võru on kaugel ja aega on vähe, nagu ma ütlesin, siis teen sellise väikese sissejuhatuse nendesse teemadesse täna internetis, et kellel on huvi, saab väikese ülevaate, et püüan võimalikult kokkuvõtlikult kõike seda teha ja mitte liiga pikalt rääkida. Ehk siis 3 teemat. Heaolu aluseks. Nagu mõtlesin, et kui hästi-hästi lihtsustada, võiks öelda, et kõige tähtsamad on füüsiline, vaimne ja finantstervis. Eks igaüks saab oma olulised asjad üles lugeda. Aga kui tahta sellist lihtsat 3-jalalist taburetti teha, siis need võiks olla need 3 jalga. Ja täna ka Zoomis räägime siis kell 12, kõigepealt meie kehatervisest ja heaolust. Ehk siis võtsin teemaks põletiku, mis on päris palju räägitud viimasel ajal ja mul on hea meel, et inimesed lähevad aina teadlikumaks ja järjest rohkem nendel teemadel ka räägitakse. Kella 1 ajal räägime siis sellest rohkem nagu vaimse tervise ja aju vaatevinklist ja kella 2 ajal siis vaatame natuke, et kuidas siis kõik see nii-öelda majanduslik heaolu ja finantstervis nende teemadega seostuvad, kui tervise raamistikku kasutada. Aga kui mõelda korraks tervise peale, siis see kindlasti ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid see võib tähendada midagi palju enamat. Kui ma paluksin sul praegu hetkeks paar sekundit mõelda, et mida tervis sinu jaoks tähendab. See võib olla väga erinevad vastused. Ma olen küsinud seda küsimust inimeste käest terviseloenguid tehes ja siin on mõned märksõnad sellest, et kelle jaoks on see hea seedimine, kelle jaoks on see, et jätkub piisavalt energiat, et sa saad koos veeta aega oma lähedastega, et sa oled rahulik, et sa jaksad teha asju, et sa tahad teha asju, et sa ärkad hommikul värskena, et sa keha ei valuta. Selle kohta öeldakse hästi toredasti, et inimesel, kes on terve, võib olla miljon soovi, aga kui sul ei ole tervist, siis ainuke soov, mis sul on saada oma tervist tagasi. Jah, ja siin on need küsimused, mille peale võiks võib-olla korra mõelda, sest enamasti, kui tegu ei ole mingi trauma või õnnetuse või ootamatu haigestumisega, sellise äkilise haigestumisega, siis meie tervisemuutused hiilivad meile ligi üsna märkamatult. Samm-sammult, iga päev juhtub võib-olla midagi väikest, mida sa esimese hooga tähelegi ei pane. Ärkad hommikul, oled natuke rohkem väsinud. Võib-olla, ma ei tea, tunned pärastlõunal ennast nii, et enam ei jaksa. Võib-olla ei jaksa enam nii palju liikuda. Võib-olla ei puhka nii hästi välja. Sageli me seletame endale neid asju erinevalt. Mõtleme, et praegu on mingi pingeline aeg või nüüd on kevadväsimus või ma ei tea, et olengi juba nii vana, et see on vananemisega kaasnev normaalne nähtus. Aga kui sa märkad enda juures selliseid märke, et su keha ei toimi enam nii nagu varem, siis kindlasti see on see koht, kus sa pead mõtlema järele, et kas on midagi, mida sa saad ise teha teisiti, et oma keha rohkem ja paremini toetada. Ja üks selline oluline märksõna siin juures ongi põletik. Ja kohe räägime sellest lähemalt, aga ma tahan võib-olla korraks puudutada veel seda teemat ka, et ikkagi väga sageli mulle tundub, et me haarame liiga kergelt ravimite järele. Ma ei ole ravimite vastane, kindlasti ära saa minust valesti aru. Ravimid õigel ajal, õiges kohas, õiges koguses ja õiged ravimid on kindlasti väga hea võimalus oma tervist toetada. Aga et samamoodi võib-olla võiks ka mõelda selle peale, et kas on midagi, mida me saame oma elustiilis teha, mida me saame oma toitumises teha. Võib-olla on meie kehal vaja midagi ümber vaadata selles osas, et liikuda rohkem, magada paremini, juua vett, niisama lihtne see võibki olla. Või siis ka, et kui menüüs jääb puudu olulisi toitaineid, siis kaaluda just nimelt teadlikult ka erinevate vitamiinide või toidulisandite või ütleme siis lisatoidu kasutamise võimalust. Aga kui rääkida nüüd KMP-st, et esimese hooga ma ütlesin kapp, aga KMP on täpsem
ehk siis, mida ma sellega silmas pean? See on krooniline või ütleme siis kestev, madalatasemeline põletik meie kehas. See ei ole see akuutne põletikureaktsioon, mis tekib vastusena kehasse tonginud mikroobile või bakterile, et noh, teate küll, et kui ennast vigastada, siis ja mingi nakkus sisse läheb, et siis käsi läheb näiteks paiste, tekib punetus, noh hiljem see taandub, eks ole. et vaid see on selline madal, peaaegu märkamatu, kehas vinduv põletik. ja see on hästi-hästi kaval, võiks öelda, et isegi salakaval. et me ei märka teda, aga ta on nagu tuli tuha all, et ta pidevalt kurnab, koormab meie keha ja pikaajaliselt kestes hakkab tekitama probleeme. ja selle madala põletiku tekke põhjused peamiselt on meie elustiilis ehk siis toitumine, meie keha liigne rasvaprotsent sageli, pidev stress, liikumisvaegus, unepuudus ja loomulikult see, mis toimub meie soolestikus. kui sa tahad põhjalikult nendel teemadel süveneda, siis ma panin siia mõned märksõnad, mitte märksõnad, vabandust, nimed. et need arstid on ääretult põhjalike ja kokkuvõtlike uurimismaterjalidega publikatsioone teinud, et doktor Paul Clayton ja doktor Colin Robertson on need, kes räägivad inglise keeles, kui sa inglise keelt loed või kuulad. aga siinsamas Eestis on meil doktor Sergei Saadi, doktor Helen Lassen, toitumisnõustajatest näiteks Artur Minenko või Annika Lepik, kes tegelikult räägivad täpselt sedasama väga, väga õiget põhimõttelist juttu. et kui need teemad sind põhjalikult huvitavad, et siis ma väga soovitan, et võta ette, uuri, kuula, süvene, eks ole, ja minuga võime ka nagu põhjalikumalt rääkida. aga toitumisest rääkides üheks võtmeteguriks, kui me võtame fookusesse põletiku, on just nimelt rasvhapped meie kehas. ja oomega-6 ja oomega-3, kui jälle pilti lihtsustada, on olulised asendamatud rasvhapped meie kehas. ja kui sa täna siit sellelt väikeselt loengult ära lähed, siis ma loodan, et kui ainult üks asi sulle meelde jääb, siis see võiks olla see, et oomega-3 on väga tähtis. Asendamatud rasvhapped, need on need, mida me keha ise ei tooda, vaid mida me peame saama toidust. ja me saamegi mõlemat toidust, aga tänapäeval on juhtunud nii, et meie toitumine on muutunud ja rasvhapete tasakaal on läinud sellega seoses paigast ära. hästi skemaatiliselt, eks ole, oomega-6 meie kehas on see, mis tekitab põletikku, oomega-3 on see, mis põletikku maha võtab, eks ole. et nad on pidevas sellises mõnusas dünaamilises tasakaalus ja nad peavad mõlemad meie kehas olemas olema, et kumbki ei ole halb, aga küsimus on nende hulgas ja küsimus on nende vahekorras. et kui juhtub nii, et nad tasakaalust lähevad, siis sealt algavad probleemid. kui varasemalt inimesed sõid looduslähedaselt puhast looduslikku toitu, rohkem kui praegu, siis ajalooliselt on ka leitud, et oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete tasakaal on olnud üsna sellises kindlas vahemikus, et meie DNA koostises on olnud ta 1:1, aga varasemalt on toitumises on selline okei suhe 3:1, et oomega-6, mis põletikku tekitab, võib olla kuni 3 korda rohkem kui oomega-3, mis põletikku rahustab, maha võtab. ja siis on keha sellises heas tasakaalus ja kõik protsessid toimuvad optimaalselt, efektiivselt. kui me saame toiduga rohkem oomega-6 kui oomega-3, siis hakkab nende omavaheline suhe muutuma. ja toidu ja toitumise ajaloos oli selline üldine pöördepunkt kuskil 1960. aastatel, kui rohkem hakati tegema toitu kodunt väljas, hakati rohkem ka väljas söömas käima ja hakati ka toitu tööstuslikult tootma. ja see viis selleni, et oomega rasvhapete tasakaal meie toidus on väga tugevalt paigast ära ja sellega seoses on ta ka meie kehas tugevalt paigast ära. et me teame, et Euroopas keskmiselt, kui inimestel mõõta, siis see rasvhapete suhe on 15:1 või siis isegi rohkem. ja pole teada, et kui palju on üldse võimalik, et see tasakaal paigast ära läheb, kui mõelda selle peale, kuidas me täna sööme ja mida kõike meile poodides pakutakse ja kuidas kõike seda toitu rikastatakse erinevate rasvadega, maitseainetega, värvainetega. nii et
toitu jääb nagu aina vähemaks, seda, mis on päris toit ja mida see teeb meie kehaga. Oomega rasvhapped mõjutavad meie keha kõige otsesemalt, vahetult keharakkude tasandil. Meie kehas on tohutu hulk pisikesi rakukesi ja iga selle raku membraan, nagu sa näed siin ekraanil, rakumembraan on see punane kiht, eks ole, tema ümber, et see koosneb rasvadest. Ja kui meie toidust tuleb liiga palju oomega-6 rasvhappeid, mis on sellised rasked ja tahked, siis rakumembraan, mis ennast pidevalt uuendab, kasutab selleks neid rasvu ja muutub ise ka selliseks tahkeks, raskesti läbitavaks. Nii et rakk on pidevas sellises häireseisundis, pidevas põletikus, sest toitained ei tule piisavalt hästi sisse ja samamoodi jääkained rakust ei välju piisavalt hästi. Ja nagu öeldud, see mõjutab kogu meie keha, kuna kõik meie keha organid, kõik meie organsüsteemid, kõik koosnevad rakkudest. Seega oomega-3 vähesus mõjutab nii ajutalitust, nii meie südame-veresoonkonda, meie nahka, seda, mis meie siseelundites toimub ja loomulikult, mis toimub ka meie luude, liigeste, lihastega. Et see on üks äärmiselt oluline aine. Tihtipeale, kui inimesed ütlevad, et aga ma ju tarvitan vitamiine, siis minu esimene küsimus on aga oomega-3, sest juhul, kui sul oomega-3 ei ole piisavas koguses kehas saadaval, siis kõik need suurepärased vitamiinid, mida sa kasutad või muud toidulisandid, mida sa kasutad, ei oma seda mõju, mida sa loodad neid andvat, sest su rakud on suletud. Et see efekt ei ole selline, nagu sa ootad, sest su rakud ei tööta piisavalt hästi. Sest tervete rakumembraanide jaoks, nagu öeldud, peab oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord meie kehas olema 3:1. Ja siis on see olukord, kus toitained liiguvad kergesti rakku sisse, jääkained väljuvad kergesti, kõik meie keha funktsioonid toimuvad optimaalselt ja kehas ei ole sedasama alalävist või madalatasemelist põletikku, mida ma siin nii-öelda probleemina välja tõin. Selle põletiku puhul kõige murettekitavam asjaolu minu meelest ongi see, et teda on väga-väga raske aimata või kuidagi tunnetada, sest inimesed võivad pool elu ära elada nii, et nad isegi ei mõtle oma toitumise või rasvhapete peale. Aga mingil hetkel, kuna nagu ma seletasin, see on selline tuhal hõõguv tuli, siis ta väsitab meie keha ära ja vaikselt hakkavadki erinevad elundkonnad märku andma, et nendega on vaja tegeleda, nad vajavad lisahoolt, eks ole, et siin on tihtipeale on nii südame-veresoonkonna probleemid otseses seoses meie rasvhapetega, meie ajutöö, meie naha ja juuste tervis, nägemine, lihase ja liigesvalud, et kõige selle taga võib olla seesama üks lihtne põhjus, et me saame toidust liiga palju oomega-6 ja tarvitame liiga vähe oomega-3. Ehk siis meie keha tahab olla tasakaalus selleks, et hästi toimida. Ja küsimus on selles, et kas sa oled seal, kus sa tahad olla või oled ka sina nagu ohutsoonis. Sest me teame, et tõeliseks riskiks põletiku osas ja keha nagu ütleme siis terviseprobleemide tekkimisel on see, et kui oomega-3 ja 6 on tasakaalust väljas, kui me saame toidust liiga vähe oomega-3 ja oomega-3, eks ole, me saame vetikatest, rasvastest kaladest. Tihtipeale inimesed ütlevad, et aga ma söön ju lõhet, eks ole, aga kasvanduse lõhe tegelikult ei anna sulle oomega-3 sellisel määral, nagu sa loodad. Sest nad on graanulite peal kasvatatud, aga vetika algne oomega-3 algne allikas on sügaval meres kasvav vetikas, eks ole. Toitumise probleemid, mis riske tekitavad, lisaks on ka polüfenoolide vähesus ja kihudainete puudus meie toidus ja loomulikult D-vitamiin, et meie laiuskraadil raudselt kontrolli vähemalt kord aastas, aga isegi parem kui 2 korda aastas kontrolli oma D-vitamiini taset. Sest D-vitamiin on ka nii paljude protsessidega meie kehas seotud ja samamoodi ka põletiku puhul. Et ühesõnaga, see, kuhu me tahame jõuda, on see, et meie kehas rasvhapped oleksid ideaalses vahekorras. Aga kuidas me teame, kuidas sellega on, nagu öeldud, tihtipeale see madal põletik ei anna endast märku. Mul on hea uudis siinkohal, et meil on olemas test, balance test,
mida tehakse väga mugavalt ja kiiresti kodus sõrmeotsast, 2 veretilka ja saamegi raku tervist analüüsida. Üle 1,8 miljoni testi on tehtud maailmas tänaseks, Eestis juba üle 19 000, nüüd siin all ma täna hommikul võtsin välja, et Eestis on tehtud 19 621 testi ja esmase testi põhjal Eesti keskmine on 11,3 ühele. Ehk siis seesama suhe, mis peaks olema 3 ühele, on Eestis keskmiselt 11,3 ühele. Ja see on see trend, mida me tegelikult tahame muuta ja mida igaüks meist saab enda puhul kontrollida ja lähemalt vaadata. Nii et ma tõesti innustan sind olema uudishimulik ja tegema selle testi ära. Et kindlasti võiks alustada just nimelt sellesama balance testiga, sest see annab meie tervise seisukohalt kõige olulisema info selle kohta, et kuidas on meie kehas rasvhapete vahekord, kui hästi meie rakud töötavad, kui hästi me oleme kaitstud südame-veresoonkonna, aju ja siis mitmete erinevate nagu elustiili haiguste eest. Testid toimuvad anonüümselt, nagu öeldud, kuivveretest läheb laborisse, Norrasse, mis on selline ülemaailmne teaduskeskus, tegelikult võiks öelda, et ta on selline üks juhtivaid laboreid, mis kuivveretestidega tegeleb. Siin te näete, eks ole, seda erinevat koostööpartnerite loetelu. Ja selle testi tulemuse põhjal siis tuleb raport tavaliselt kuskil 2 nädalaga ja sa saad sellise visuaalselt toreda, aga samas ka nagu ütleme tekstilises mõttes hästi-hästi põhjaliku raporti. Et väga pikalt ma sellest testist siin võib-olla ei räägi, ma lihtsalt pigem näitan. See siin on minu enda esimene test, et ma oleks ka arvanud, et minu sellise teadlikkuse juures on ta parem, aga nagu näete, siis oomega 6,3 suhe oli 9,6 ühele. Minu test on ingliskeelse raportiga siin välja trükitud, kuna ma loen ja mõtlen inglise keeles sama palju kui eesti keeles, aga see kõik on kättesaadav eesti keeles, raporti saab tellida eestikeelsena ja see on umbes 20 lehekülge sellist põhjalikku teavet. Kõige huvitavam tabel tegelikult selles raportis on kõikide mõõdetud rasvhapete väärtused. Ehk siis see, et mis toimub sinu kehas täiesti detailsel tasemel. Ja iga selle rasvhappe koha peal me vaatame seda kõrvalekallet. Kui kõrvalekalle on suur, siis see rida on see, mis vajab eriliselt tähelepanu. Ja igal rea puhul on see, et kui me näiteks lahti klõpsame internetis selle raporti, siis me saame ka kohe sealsamas koha peal lugeda, et mis asjaga on tegu, mis rasvhappega on tegu ja mis toitained, asjad seda sisaldavad ja mida siis vastavalt oma menüüs teha. Sellesama suurepärase tabeli põhjal, ma lähen korraks veel tagasi, et selle põhjal, mida ma ise tegin, oli see, et ma andsin ta korral ChatGPT-le ette ja lasin endale täiesti soovitused ja nädala menüü koostada, et tegelikult see on ääretult praktiline töövahend. Nii, ma klõpsan siit nüüd edasi. Nagu ma ütlesin, siis 1,8 miljonit testi on tehtud ja maailm on ikkagi teadaolevalt üsna tasakaalust väljas praegu. Ja see võib ka olla üks neid põhjuseid ja üks neid seletusi, miks meie maailm on nii hädas, miks on nii palju ülekaalulisust, diabeeti, erinevaid probleeme südame-veresoonkonna häiretega ja nii edasi. Hea uudis siinkohal on see, et kui see tasakaal meie kehas on paigast ära läinud toitumisega, siis täpselt samamoodi toitumisega me tegelikult saame ta ka paika tagasi. Ühesõnaga, hea uudis on see, et kui toiduga on asjad paigast läinud, siis toiduga on võimalik ka asjad tagasi korda saada. Ja me väidame, et kui teha vajalikud muutused, siis umbes 120 päevaga, mis on meil 4 kuud, eks ole, on võimalik see tasakaal tagasi saada ja oma kehale luua siis see olukord, kus ta saab mõnusasti, rahulikult, optimaalselt toimetada. Need muudatused saab teha toitumisega. Sööd iga päev head rasvast kala, võtad kõikvõimalikke töödeldud taimerasvadega tehtud asju vähemaks. Need muudatused menüüs on õige põhjalikud, mida sa tegema pead ja sa saad chati käest endale menüü tellida, eks ole. Aga me ei saa garanteerida seda muutust, sest see on tõesti suur töö. Aga hea lihtne variant rasvhapete tasakaalu saamiseks on valida mõni Synsino Balance toode, sest me teame täna täiesti testitult, eks ole, et on 95% tõenäosus, et kui sa tarvitad balansseeritud õli, siis sa saad oma rasvhapped ilusasti tasakaalu ja põletiku kehas kontrolli alla.
Siin on lihtsalt näide sellest, kuidas üks ilus punane test läheb ilusaks roheliseks testiks. Samamoodi enne toote kasutamist ja peale toote kasutamist tehtud kuivveretest, neid tulemusi saab siis võrrelda. Balansseeritud õlist räägin ka kahe sõnaga, et mis teeb teda eriliseks, on see, et kui tavaliselt erinevate oomegaõlide ja kalaõlide puhul kaovad ära nende seest töötluse käigus polüfenoolid ja lisatakse erinevaid sünteetilisi säilitusaineid või siis erinevaid lisandeid, siis balansseeritud õli on, ütleme siis, rohkem kalaõli kui kalaõli ise, ehk siis temas lisaks kalaõli väärtuslikele rasvhapetele on oliiviõlist, täiesti 100% looduslikust oliiviõlist saadud polüfenoolid, mis hoiavad seda kalaõli rääsumast ja võimendavad tema tegevust ja toimet meie kehas. Et seega see on üks parim sünergiline kombinatsioon, mida üldse on nagu võimalik looduselt kokku kombineerida inimesel, eks ole. Ja balansseeritud õli puhul on ka see eripära, et kuna me võtame teda konkreetselt kehakaalu ja elustiili järgi koguse mõttes, et siis on kindel see, et sa saad enda keha jaoks piisava koguse oomega-3, sealhulgas piisavalt EPA-t, TH-d, TPA-d, oomega-7. Ja see ei ole üldse vähetähtis rõhutada, sest tihtipeale inimene võib osta ka isegi päris hea oomega toote, aga kui hakata vaatama, et kui palju reaalselt neid rasvhappeid seal selles tootes sees on, siis mõnikord tuleb välja, et keha jaoks vajaliku päevase koguse me saame siis, kui sööme ära pool purki korraga, eks ole, aga purgi peal on soovitus võtta üks kapsel. Et see ei ole lihtsalt loogiline, et me peame lähtuma igaühe enda kehast, keha vajadustest, keha kaalust. Et selles mõttes, need on need võtmepunktid, mille põhjalt me ütleme ja teame, et balansseeritud õli on absoluutselt nagu tipp ja täiesti esirinnas. Ja need 18 tervisealast väidet, mida sa siin ekraanil näed, et need on ka saanud Euroopa Toiduohutusameti poolt kinnituse, et seda me võime väita, et balansseeritud õli kasutamine aitab toetada. Et kui sa vaatad jälle seda ekraani, et kas siin on midagi, millest sa sooviksid loobuda, tegelikult mitte. Et siin on nii rakutervise teema, immuunsüsteemi teema, südametalitus, ajutalitus, lihased, põhimõtteliselt kogu keha. Seesama jutt, mis ma sulle enne rääkisin, kui ma näitasin rakku ja rakupilti. On ju? Nii, aga jah, et kui võtame kokku, et siis need tänapäevase lääneliku toitumise peamised probleemid, mis meie kehas põletikku tekitavad ja siis ka erinevaid elustiilihaigusi, halba enesetunnet, väsimust, ülekaalu põhjustavad, et üks oli siis oomega rasvhapete tasakaalutus, et me saame liiga vähe oma toidust oomega-3 ja liiga palju saame oomega-6. Lisaks on meie menüüs oluliselt vähem kiudaineid, kui keha vajab. Ja meie toidud on muutunud väga hõredaks toitainete sisalduse poolest. Et toidus ei ole piisavalt toitaineid lihtsalt, polüfenoole, vitamiine, mineraale. Et sa võid isegi süüa pealtnäha üsna värviliselt ja tervislikult, aga sellest sinu taldrikutäies ei sisaldu lihtsalt nii palju neid keha jaoks vajalikke aineid, kui peaks. Sest kogu meie loodus on muutunud, meie toiduaine kasvatus, viljelus, tööstus on muutunud. Ma ei hakka siin rääkima ajaloolistest nii-öelda pärandkultuuridest, mida vanaema aias kasvatati ja mida võrreldes siis sellega, mida tänapäeval põllul kasvatatakse. Et kui vähegi võimalik, eelista alati mahetoitu, tee valikud võimalikult teadlikud. Ja üks probleem kindlasti on ka see, et meie igapäevane kaloraaž on liiga kõrge ja toidus on üleüldse liiga palju lisaaineid, suhkruid, saasteaineid. Ja selleks, et neid probleeme lahendada ja oma kehas põletiku tase alla viia, ehk siis ma väidan seda, et enamuse tänapäeva lääne ühiskonnas elavate inimeste kehas on põletikufoon, mida tekitabki see meie igapäevane elustiil, meie igapäevane toitumine. Selleks, et seda muutma hakata, ongi vaja süveneda teemasse, natuke rohkem teadmisi hankida ja otsustada, et sa teed midagi enda heaks, et sa muudad midagi, sest jah, eeldus on see, et sa ikkagi natuke nagu mõtled läbi oma menüü. Keha toetamise võimalused, lisaks menüüle siis. Balansseeritud õlist ma sulle rääkisin, eks ole, et see on siis see, et me viime kehas põletiku alla raku tasandil. Teine kriitiline koht meie kehas, mis on ka põletikuliselt aktiveeritud kõikidel, väidan,
on, või siis valdaval enamusel, ärme ütle kõikidel, on soolestik. Et samamoodi kogu see meie elustiil ja meie toitumine tekitab olukorra, kus meil on väga palju probleeme seoses seedimise ja soolestikuga. Ja seesama võtmetegur siinjuures, et me ei tarvita piisavalt kiudaineid. Probiootikumidest on tänapäeval juba kõik kuulnud, aga sama olulised on ka prebiootikumid ehk siis kiudained, sest need head bakterid, mida me oma kehasse probiootiliste toitudega viime, vajavad prebiootiliste kiudainetega toetamist. Ja kolmandaks siis võtmepunktiks on see, et meil on vaja toitaineid kehale piisavas koguses selleks, et keha suudaks funktsioneerida. Et siinol on pakkuda siinkohal lahenduseks terviseprotokoll, mis ongi kontseptsiooni mõttes üles eritatud niimoodi, et kõik need 3 toodet, toitained, kihudained ja rasvhapped, omega-3 ja polüfenoolid, et nad toimivad koos. Seega kõige suurema muutuse, kõige tugevama toetuse oma kehale sa saad, kui sa kasutadki neid 3 toodet. Ja see on see, mida ma nii-öelda maksimumprogrammis, maksimumprogramm võib veel suurem olla, aga ütleme siis sellises optimaalses programmis soovitan, et kui sul on vähegi võimalik, tee läbi vähemalt pooleaastane terviseprotokoll. Veel parem kui aastane. Et kus sul ongi need konkreetsed 3 toodet, sul on toitained, sul on kiudained, sul on omega-3 rasvhapped, polüfenoolid ja sa näed, mis su tervises muutuma hakkab. Sest need 3 toodet koos toimides annavad oluliselt rohkem tulemust kui igaüks üksi. Ja kui sulle tundub, et energia mõttes oleks vaja ennast veel toetada, et vetika powerit veel juurde, et siis on meil olemas ka suurepärane spiruliina, mis aktiveerib nii rakusisese energia tootmise, kui ka sisaldab looduslikult hästi palju valku, rauda ja fükotsianiini, nii et ta toetab meie immuunsüsteemi, ta boostib meie energiat. Et siis see on ka, et kui inimesed tänapäeval nii palju kurdavad, et nad on väsinud, siis Spirumaks on kindlasti või spiruliina on see, et mida ma võiksin siinkohal soovitada. Ja see, mida ma tahan sulle soovitusena anda, ongi see, et selle asemel, et apteeki tormata ja osta suvalisi suurepäraseid vitamiine sõbranna või apteekri soovituse peale, võta teistmoodi pilk, ole piisavalt uudishimulik ja ole piisavalt hooliv iseenese suhtes ja lähene testipõhiselt. Ehk siis ära hakka suvalt asju tarvitama, vaid võta ja tee kriitiliselt olulised veretestid ära, vaata, missugune on sinu kehaseis ja selle põhjal siis otsusta. Teades seda ülemaailmset ja teades Eesti statistikat, ma ütlen, et see terviseprotokoll, mida ma enne näitasin sulle, et see on nagu kindla peale minek, tõenäoliselt sul on teda vaja, aga me soovitame alati selle, et alusta testiga. Ja siin balance testi puhul on see, et kui sa selle testi ära teed, et sa tellid endale testi ja õlid, aga kui sa selle testi ära teed ja su testi tulemus on täiesti ilus roheline, ta on korras, siis ilmselgelt sul ei ole vaja midagi oma elustiilis ja toitumises muuta, sa ei vaja nagu seda omegat ja sa saad kogu oma raha tagasi. Seda on juhtunud harva, aga mõnikord juhtub, nii et ma innustan sind olema uudishimulik ja vaatama täpselt järele, et mis on sinu seis, et kus sa oled praegu. Lisaks balance testile, et sa saad kodus väga lihtsalt teha ka D-vitamiini testi, sest D-vitamiini tase on ka väga-väga tähtis, nagu ma ütlesin, ja sa saad vaadata oma pikaajalist veresuhkrut, mis on oluline indikaator selleks, et teist tüüpi diabeeti ennetada. Et lisaks on meil siis ka seedetervise test, sellest ma räägin paremini või pikemalt kella 1-ses Zoomis, et tule siis seda ka kuulama. Aga balance test on siis kõige-kõige alus, siis alusta oma terviseteekonda, võta siis kas see terve terviseprotokoll ette või kui ütleme nii, et kui sa tõesti tahad teha sellise minimaalse oma tervise heaks, et siis alusta balansseeritud õliga, sest see on nagu tõeline, ütleme, et see võtmekoht, et kui rasvhapped veres lähevad tasakaalu, põletik kehas läheb alla, siis hakkavad kõik muud asjad ka juba muutuma ja väsimus väheneb, enesetunne paraneb, jaksad rohkem, taastud paremini. Neid on isegi raske üles lugeda kõiki neid muutusi, mida inimene enda puhul märkama hakkab, kui ta on nii-öelda punasest testitulemusest roheliseks saanud ja mõnda aega siis ka rohelises püsinud.
selle teemaga ma praegu lõpetaksingi. Hästi lühidalt üle kapates oli see siis kehatervise toetamise poole pealt kõik. Kuni selle nädala lõpuni olen ma täiesti olemas online'is ja täiesti tasuta nõustan. Nii et kui sa tahad lisainfot saada või täpsemalt küsida mõne asja kohta või iseenda mingeid terviseteemasid arutada ja mõelda koos, et siis lihtsalt anna mulle märku, me leiame selleks sobiva aja. Aitäh sulle kuulamast. Nüüd tuleb väike pooletunnine paus